aeg on täis tiksunud, kõik on kenasti kohal, kes on tulemas, kes on teavitanud, et nad ei tule, neid ei ole. Nii et tere tulemast. Kohal on 14 liiget, 3 puudub ja 1 soovib hääletamisel osaleda ja taas siis väljast, kuna on uue reeglitega piiratud. Ja lähme siis tänase päevakorra juurde. Päevakord on kõigile välja saadetud, kõik on tutvunud, ma loodan. Kas on kõik päevakorraga nõus? Soovib keegi midagi lisada? Kes on nõus, palun käega märku anda. Kõik olid nõus. Ja kuna punkte on täna palju, lähme siis kohe asja kallale. Teavitan enne, et kuna volikogu istungid on avalikud, siis eelmine kord istungid salvestati ja salvestus läks avalikkusele vaatamiseks. Tänasest on siis volikogu istungid internetis laivis vaadeldavad ja hiljem ka järelvaadatavad. Lähme nüüd siis esimese punkti juurde, vallavanema valimine ja palun esitada kandidaate. Ja palun. Austatud volikogu liikmed, esitan Kanepi vallavanema kandidaadiks Mikk Järve. Olen Mikuga koos töötanud ja tean, milline inimene Mikk on. Et minu arvates on ta sobiv kandidaat Kanepi vallavanemaks ja tal on kõrgharidus, oskab võõrkeeli, oskab inimestega suhelda ja on muidu ka tore mees, et igati soovitan Mikku. Esitan Miku vallavanema kandidaadiks. Kas on veel kandidaate? Soovib veel keegi esitada? Kui rohkem praegu esitajaid ei ole, siis teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Kes on selle nimekirja sulgemise poolt, palun käega märku anda. Poolt. Ja siis selgitan nüüd, kuna on tegu salajase isiku valimisega, siis toimub hääletamine taas nii, nagu oli ka volikogu esimehe ja aseesimehe valimise juures. Saab anda siis poolt häält ehk siis märkida kasti rist. Igaks juhuks küsime ka üle, kuna Mikk on kohal, kas ta on ise nõus kandideerima? Jah, olen. Ja anname siis ka sõna Mikule, et ta saaks ennast korraks tutvustada neile, kes ei tea. Tule siia jah. Austatud Kanepi vallavolikogu, mina olen Mikk Järv ja mul on taas suur au seista täna siin Kanepi vallavolikogu ees kui vallavanema kandidaat. Seekordne start valituks osutusel saab olema kindlasti harjumuspärasem ja kiirem, kui seda oli eelmine kord aastal 2014. Olles 2014 kuni 2017 Kanepi vallavanem, on tekkinud tunnetus Kanepi vallast ning tihedad suhted toonaste naabervaldadega andsid ka hea ülevaate tervikuna tänasest Kanepi vallast. Tean ja tajun piirkondi, nende eripärasid inimesi. Kohaliku elu arendamisega on mul kogemus 8 aastat, varasemalt Puhja vallast, Kanepi vallavanemana ja praegu siis veel viimased hetki Elva abivallavanem töötades. Kõrghariduse olen omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Samuti olen ennast jooksvalt kursis hoidnud Kanepi valla tegemistega ning plaanis on panustada selle nimel, et koalitsioonileping, kus kokku lepitud tegevused saaksid ellu viidud ja ka arengukavas seatud eesmärgid täidetud. Ja siin juhul on kindlasti arengukava see dokument, mida meil kõigil tuleb hakata uuesti koostama, sest praeguse arengukava
dokumendi periood, nii-öelda kehtivusperiood hakkab läbi saama. Ja siinjuures ongi oluline, et võimalikult paljud ja erinevad osapooled saaksid sinna oma panuse anda. Lõpetuseks, kuigi volikogus on esindatud erinevad osapooled, olen valmis suhtlema kõikide volikogus esindatutega, enamustega teist olen ka varasemalt koostööd teinud ja ei näe mingit põhjust, miks ja kuidas see peaks ka tulevikus takistuseks saama. Ja lõpuks on oluline, et Kanepi vald tervikuna edasi liiguks. Aitäh, loodan teie toetusele ja ootan küsimusi. Kas on küsimusi? Kui hetkel ei ole, siis aitäh. Ja lähme siis protseduurilise poole, et nagu öeldud, toimub siis poolt hääletamine, kasti märkida rist, kui olete Mikk Järve poolt. Et hääletust läbi viia, on meil vaja ka hääletamiskomisjoni ja teen ettepaneku nimetada hääletamiskomisjoni liikmeteks, kes viivad siis meil seda protseduuri läbi, Lii Vätson, Liia Tina ja Katrin Slungin. Kas kõik on selle poolt? Palun käega märku anda, kes on poolt. Aitäh! Ja saame taas protseduuriga pihta hakata. Läheb hetk aega, kui sedelid printerist tulevad.
nii tuleb pointini tõesti see tegi välja. Mati läheb. See selge, Mati sohvib kiirselt. Ma katsun. Mati, ole hea, võta kast enda. See muu metsa oli toimetada siin. Rikas mees.
Pureme sassi. keegi peab proovima. Tuolla sienelle jäätä. Mikk Järv 1, Mikk Järv 2, Mikk Järv 3, Mikk Järv 4, Mikk Järv 5, Mikk Järv 6, Mikk Järv 7, Mikk Järv 8, Mikk Järv 9, Mikk Järv 10, Mikk Järv 11, Mikk Järv 12, Mikk Järv 13 ja Mikk Järv 14. Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 15, paragrahv 27 ning lähtudes Kanepi vallavolikogu määrusest number 16, Kanepi valla põhimäärus, paragrahv 26 ja võttes aluseks 18. novembril 2021. aastal toimunud salajase hääletamise tulemused Kanepi vallavolikogu otsustab kinnitada häälte lugemiskomisjoni protokoll ja valida Kanepi vallavanemaks Mikk Järv. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Kes on selle poolt, valida aga märku anda. Aitäh! Sellega on valitud siis Mikk Järv Kanepi vallavanemaks. Mikk ütleb ka midagi. Igal juhul aitäh selle suure toetuse eest ja ma võin kätte suruda kenasti, aga lilledega on meil tegelikult eelnevalt läbi räägitud, et lilli ei ole soovitud. Nii eelmisel kuul kui ka nüüd. Nii et võime rahus minna päevakorraga edasi. Järgmine punkt, vallavanema töötasu ja hüvitise määramine. Nii, loen siis ette eelnõu. Määrata vallavanem Mikk Järve töötasu suuruseks 3098 eurot kalendrikuus. See on ka siis siiani kehtinud vallavanema töötasu. Hüvitada vallavanem Mikk Järve isikliku telefoni kasutamine ametiülesannete täitmisel kuni 50 euro ulatuses kalendrikuus ja anda vallavanem Mikk Järve ametialaseks kasutamiseks sõiduauto. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kas keegi on vastu? Kas on erapooletuid?
ei ole, aitäh. Vastu võetud üksmeelselt. Ja nüüd jõuame tänase kõige keerulisema ja pikema punkti juurde, mis saab alguse siis Kanepi vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamise punktist. Ja käesoleval hetkel on siis siiamaani Kanepi vallas olnud siis volikogu komisjone 5 ja ettepanek on see arv samamoodi ka jätta. Loen ette otsuse eelnõu, kuna kõik ilmselt on saanud ju sellega ka tutvuda, siis paragrahv ekstra ei hakka lugema, aga ettepanek on siis moodustada 3-liikmeline revisjonikomisjon, siis 7-liikmeline sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, 7-liikmeline haridus- ja noorsookomisjon ja 7-liikmeline spordi- ja kultuurikomisjon ja ka 7-liikmeline majandus- ja eelarvekomisjon. Siiamaani lihtsalt infoks ütlen juurde, et kultuurikomisjon oli 9-liikmeline, aga ka see võiks olla nagu teised komisjonid 7-liikmeline. Kes on selle ettepaneku poolt, palun käega märku anda. Igaks juhuks küsin ka, et kas keegi on ettepaneku vastu. Kas keegi on erapooletu? Otsus vastu võetud taas üksmeelselt. Ja nüüd jõuame siis selle kõige keerukama punktini, ehk siis Kanepi vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Selgitan kõigepealt seda protseduuri. Taas on tegu isikuvalimistega ja ainult pooltvalimistega. Igal liikmel, volikogu liikmel on ühes komisjonis 1 hääl. Valimine käib siis nõnda, et esitatakse kõik kandidaadid volikogu komisjoni esimehe kohale. Enim hääli saanud inimene saab siis esimehe koha, arvult teise koha hääli saanud isik saab siis aseesimehe koha. Neid liikmeid, ettepanekuid esimehe kohale võib esitada igaüks ja vastavalt siis oma soovile. Iga komisjoni esimehe nimekiri hääletatakse, läheb lukku siis omaette, hääletatakse läbi, kui enam ei soovita liikmeid esitada. Aga küsimus on, kas soovite teha valimised siis komisjonide kaupa, ehk siis võtame ühe komisjoni, esitame kandidaadid, hääletame ära ja loeme hääled kokku ja võtame järgmise komisjoni või ühtse nimekirja lehega. Katrin paneb selle ka ekraanile, et oleks arusaadavam. Ja kohe lihtsalt, et oleks ka näha, et kuidas see siis toimub, et pikemas ruudus on siis inimese nimi ja sinna ette saab iga liige saab anda ainult ühesse komisjoni 1 hääle. Ehk siis teha ühte kasti 1 risti. Revisjonikomisjoni saab 1 risti teha, sotsiaalkomisjoni 1 risti teha, kultuurikomisjoni 1 risti teha, majanduskomisjoni ja hariduskomisjoni. Seal võib olla ka 10 nime, aga ainult 1-le saab anda häält. Kui me sellise 1 pika nimekirjaga teeme hääletus, me saame lihtsalt kiiremini muud sellega. Kas kõik said protseduurist aru? Või on küsimusi, et ma hea meelega seletan, see on natukene
pikem ja segasem hääletamine. Aga see-eest viimane isiku hääletamine. Ma panen nüüd hääletusele küsimuse, kes on selle poolt, et ühtse pika nimekirjaga hääletamine läbi viia. Palun selle poolt siis käega märku anda. Igaks juhuks küsin üle, kas keegi on vastu. Kas keegi on erapooletu? Aitäh, teeme ühe nimekirjaga, kuid komisjonid käime nüüd siis kõik ühekaupa läbi, et saaks kandidaadid kirja. Esimene komisjon siis, kuhu ootame kandidaate, on siis revisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Palun esitada kandidaate. Mina olen ettepaneku Aavo Ruusla. Aitäh. Ja palun. Ja aitäh, ma teen ettepaneku aseesimeheks Vale Prõõks. Aitäh. Kas on veel revisjoni komisjoni esimehe, aseesimehe kohale ettepanekuid? Ei ole? Siis teen ettepaneku panna nimekiri lukku. Palun, kes on selle poolt, et nimekiri lukku panna, anda käega märku. Aitäh, kõik üksmeelselt poolt. Järgmine komisjon on sotsiaal- ja tervishoiukomisjon. Palun kandidaate. Ja palun. Aitäh. Ja volikogu kandidaadiks esitan Urmas Kiviranna. Aitäh. Esimene kandidaat. Ja palun. volikogu teen aseesimehe kandidaadiks ettepaneku Andrus Seever. Aitäh. Kas on veel? Ja palun. Ettepaneku Aavo Ruusla. Ja aitäh. Nii. Kas on veel? Teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Aitäh. Poolt. Järgmine komisjon, kultuuri- ja spordikomisjon. Palun kandidaate. Ja. Jah, mul on meeskonnatööna, ma teen ettepaneku ja siis saate lisada kultuuri- ja spordikomisjoniks teen ettepaneku esimehe kandidaadiks Tarmo Tagamets ja aseesimeheks Asko Kittus. Aitäh. Kas on veel kandidaate? Ei ole, teen ettepaneku nimekiri lukku panna. Kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda, palun käega märku anda. Aitäh, kõik oli poolt. Järgmine komisjon, haridus- ja noorsookomisjon. Ootan palun kandidaate ja. Sigrid Mart, üks meie kohta. Aitäh, Sigrid Mart. Kas on veel kandidaate? Ja palun. Mina pakuks Helen Rebane. Helen Rebane ja aitäh. Kas on veel? Ja palun. Ja mul on kaks kandidaat, Urmas Kiviranna. Aitäh. Kas on veel kandidaate? Ei ole. Teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. Kõik poolt. Järgmise komisjonina siis majandus- ja eelarvekomisjon. Ootan palun kandidaate. Ja. Aitäh. Ja volikogu teen ettepaneku Tiit Rammul ja Kaido Kõi. Aitäh. Kas on veel kandidaate? Ei ole. Teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda? On käib märku anda. Aitäh. Kõik poolt. Ja jõudsimegi selle riiga lõppu. Et siis igaks juhuks, ma olen küll väga kindel, et kõik tegelikult juba said aru, aga et igaüks saab siis igasse suurde kasti panna ühe risti. Ehk siis valida ühe inimese, kelle poolt olla.
kohe jõuame nüüd sedelid. Nii. Senikaua teen taas ettepaneku, et kuna meil on abi vaja hääletamisel, et nimetada siis hääletamiskomisjon samas koosseisus nagu ka varem, kes on selle poolt, et hääletamiskomisjon oleks sama, palun käega märku anda. Kas keegi on selle hääletuskomisjoni vastu või erapooletu? Igaks juhuks ütlen, et hääletamisega ei pea tormama, et võib akna juures rahulikult ikkagi vaadata, et riks saab õigesse kasti ja et kiirustama ei tagasi võtta ei saa, pigem võtta korraga aeg. Palun, siis võib tulla. Tuli põleb, kindlalt on mõnda. See põleb, ei ole.
Mati paneb ära. palun järgmine. Tartu volikogu liikmetel on palun jah.
Mis sa räbest lastud maale saad? Mis sa räbest maale lastud? Ja noore. Saan sa kõnnist vibu seda? ei ole vibu käes hoidnud. Ma hoian hästi vibu selles käes, kui nii hoidsin. Vaiskas ta saan tetast kodus või lubis lastud. Palu kõver luu. ma näen, teine koridor juba on hoolega läbi enam. Seostes Vaneti kandis. Mis? Seal lassivad. ei no seal on väga. Seda ei tee kedagi. No, ega kui jälle tuli liigesema, kes kunagi tõrvamärki pärast mõtles. Nõrgu vasiku küljest. Ma ei oska midagi nii teha. Vasika sammustel. Vasikas on taga ala ära, aga Vasika sammustel. See too üks loemik kilo. See on vasika kes on komisjoniga välja vaadatud? Mati, mene, saad Harini käima. Priia registrist välja mõistnud, aga seda inimene mooleti. Peaaegu kuu aeg tagasi mädanud. Ma kalu sellest jäänud, ega kõranud, kui mõttes siia tule, ei taha kalu. Ja artikkel on niimoodi, et piinatakse loomi, kuu küll kalu. Ja miinus ka elukord. Kampergi poeg oli seal, seda rekka läbist mööda ära keeranud, tuleks üles. Üle-eelmine aastal sai koostööd rahvade vastu, korraka rahva, sai 4 toimus. Kõik laab. Esimene aasta, kui oli süvära kui on vaja raha, tegime vikingu kiiresti. Ikka pidi olema konfiskeerida inimestelt toitu, kes ettevõtjatele paketti või et noh, nüüd sõja ajal inimestelt toitu konfiskeerida nädalas ette teadmisega kiirukest. Kas ettevõtjad konfiskeeritakse ka või? Ma lihtsalt mõtlesin, et
hoiavad mul üle. Iisu ei ole vahet. Aga ette teatada ja tuleb, kuidas sul külmapi kallal on, maad tohid. Ja ma lihtsalt mõtlesingi, et kogud tead ikka varasalve, aga pärast võttis see sealt ära. Aga Prits tuli, tal oli vähe tööd ära ja kellegi maha. Kellel on kommed, kellel ei ole istuma. Võtad poisid välja, kui nad sees püsid. No oli juba mitu tundi sinna. Päi vaidus. Kas on vaja? No, kui sa tead, ma tean, kuidas mul on.
siis praegu tuleb ka sellepärast, et oli ka 15 sedelit. Hääled jagunesid järgmiselt. Revisjonikomisjoni hääled Aavo Kruusla 11, Kalev Krebes 4. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni hääled Urmas Kivirand 4, Andrus Seeme 7, Argo Soldev 4. Kultuuri- ja spordikomisjoni hääled Tarmo Tagamets 13, Astra Kitus 2. Haridus- ja noorsuskomisjoni hääled jagunesid Sigrid Mark 9, Helen Rebane 4, Urmas Kivirand 2. Majandus- ja eelarvekomisjoni hääled Tiit Rammul 8, Kaido Kõiv 7. Kuna nüüd sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis aseesimehe häälteks jääb võrdne tulemus, siis võib teha uue hääletamise just selle 2 inimese vahel, aga võib ka kohe teostada nii-öelda liisu heitmist. Võib ka olla 2 aseesimeest, aga see tähendab seda, et need hääled peaksid olema nii, et esimene aseesimees on see, kes sai rohkem hääli ja teine aseesimees on see, kes sai natukene vähem hääli. Kuna on võrdselt, siis tuleb nüüd otsustada, kas viia läbi see uuesti hääletamine või teha liidu heitmist. Ma siinkohal siis kas soovite äkki natukene plaani pidada? Teised on kõik kenasti jagunenud ära. Avo, kas võtame mingi lähme välja korraks? Soovite korraks plaani pidada? Olge liisku. Mina teeks ettepaneku liisku. Ma panen hääletusele siis... Ma arvan, et kas on veel ettepanekuid? Ma panen siis hääletusele küsimuse, et sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe väljaselgitamine viia läbi liisu heitmise teel. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Nii, igaks juhuks küsin, kas keegi on vastu? Ei ole, kas keegi on erapooletu? Ei ole. Nüüd tuleb... Kas sobib kõigile vana hea tuntud tikk-tikk, lühike tikk meetod? Et siin on pikk tikk. Jaa, palun. Tuhi jäästud teost välja. Ja ma teen lihtsalt katki, aga ma ise ei hakkagi. Nii.
ma arvan, et Mati näis tõmbu. nagu näha on pikk tikk ja lühike tikk selgelt. ma annan siis tikud värske. ja tikud annan värske vallavanema kätte ja tubli ajakirjanik siis saab autosääse töö. nii, Urmas Kivirand on vabatahtlikult lühike. lühike tikk. sobib nii? Arvo tikk-tikk. mul on vabatahtlik pikk-tikk. Arvo on pikk-tikk. mine nüüd välja, võta välja. Keera selg. näpke äärde. aga võta tikka-tikku niimoodi, et ma osutan selle käele. ei, see, mis sa esimesena võtad. selle, sa tõmbad ühe tiku ja väga põnev, et on võitis pikk tikk. pikk tikk oli Arvo. nii. igaks juhuks küsin ka üle, kas kellelgi on hääletamisprotsessi kohta, protseduuri kohta vastuväiteid, proteste? ei ole. siis sellisel juhul loen ette eelnõu Kanepi vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Paragrahvidega on kõik tutvunud. Kanepi vallavolikogu otsustab kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll volikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kohta ning lugeda valituks sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks, nüüd et ei eksiks, eks ole, Andrus Seeme, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks Argo Soolde, haridus- ja noorsookomisjoni esimeheks Sigrid Mark, haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees Helen Rebane, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Tiit Rammul, majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees Kaido Põld, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Tagamets, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees Astra Kittus, revisjonikomisjoni esimees Aavo Kruusla, revisjonikomisjoni aseesimees Valev Krebes. kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku anda. küsin igaks juhuks, kas keegi on vastu? ei ole. Kas keegi on erapooletu? ei ole. seega otsus vastu võetud. aitäh. Igaks juhuks ütlen siin ka üle selle, et kõigil volikogu liikmetel on õigus kuuluda komisjonidesse. Kui kellelgi on soovi kuuluda ühte või mitmesse komisjoni, siis palun komisjonide esimeestele sellest märku anda. Teile võidakse ka ise ettepanek teha, aga tasub olla aktiivne. Nii, lähme päevakorraga edasi. Kanepi vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Ja siin loen ette eelnõu. Kanepi vallavalitsuste liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Kanepi vallavolikogu otsustab kinnitada Kanepi vallavalitsus 6 liikmelisena algjärgneva struktuuriga. Vallavalitsusse kuulub siis vallavanem ja 5 vallavalitsuse liiget. Kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku anda. Kas keegi on vastu? Ei ole. Kas keegi on erapooletu? Ei ole. Ja oleme jõudnud oma volikogu viimase päevakorrapunktini. Kanepi vallavalitsuse kinnitamine. Siin ma annaksin siis sõna meie värskele vallavanemale, et ta esitaks siis meile oma ettepaneku ja plaani, kes võiks olla liikmed.
austatud volikogu, esitan Kanepi vallavalitsuse liikmeteks Heli Peetsmann, Anneli Ehter, Kaida Vool, Kanepi valla finantsnõunik, Peep Potter, Kanepi valla ehitusnõunik ja Tere Litsa, Kanepi valla sotsiaalnõunik. Ja siis lähme hääletamise juurde. Nii, palun. Need inimesed on ausalt, et ma tahaksin tutvustamist, jah. Ja ära küll, et valida. Ei tunne. Võiksud tutvustada ennast natuke, jah? Kõik ei ole siin selles mõttes, et kuna sellist kohustust otse ei ole ja vallavalitsusega töötab vallavanem, eks ole, siis selle ettepaneku tegelikult teeb vallavanem. Volikogu liikmetel on õigust arvamust avaldada ikka, muidugi. Ei tea, et kord ma tean. Jah. Aga kuna ei ole ette meile seda soovi, keegi ju ei esitanud, et sooviks nende inimestega siin kohtuda, siis nad ei ole täna siin. Aga ma arvan, et nad on tõesti järgmisel istungil valmis ennast tutvustama rõõmuga. Nii. Kas on? Üldiselt valla Heli Peetsmann on Keskerakonna poolne esindaja vallavalitsuse liikmetena. Anneli Ehter on Isamaa poolne vallavalitsuse esindaja. Kaida Vool, nagu ma ütlesin, Kanepi valla finantsnõunikuna, Peep Potter ehitusnõunikuna ja Tere Litsa sotsiaalnõunikuna. Ja siit nimekirjast vist jah mööda, et ainult Kaida Vool on see, kes vallavalitsuse liikmetena on sama, ülejäänud liikmed on uued. Nii, lähme siis nüüd otsuse eelnõu juurde. Teen ettepaneku siis kinnitada Kanepi vallavalitsuse koosseis ja Kanepi vallavolikogu eelnõu kohaselt kinnitada Kanepi vallavalitsuse liikmeteks, palun tähelepanu, Kaida Vool, Peep Potter, Tere Litsa, Anneli Ehter ja Heli Peetsmann. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Kas keegi on vastu? Ei ole. Kas keegi on erapooletu? Ei ole. Aitäh! Meie päevakord on sellega läbitud, küll aga tahaks kokku leppida järgmise volikogu toimumise aja. Meil oleks hädavajalik veel üks nii-öelda reeglipäratu volikogu toimumine ehk siis komisjonide liikmete kinnitamiseks, kuna veel sellel aastal oleks ikkagi oluline vallavalitsuse töö mõttes ka tegeleda eelarve küsimustega ja selleks on ja lisaeelarvega, selleks on hädavajalik just ka majanduskomisjoni arvamused ja töö sealjuures. Ja siinkohal teen ettepaneku, järgmine istung võiks toimuda 2. detsembril, taas neljapäevane päev, ikka kell 3. Igaks juhuks nimetan ära ka selle, et kuna nüüd enam ei ole tegu isikuvalimistega ehk salajaste hääletamistega, siis on võimalik osaleda ka üle interneti. Et selleks tuleb siis anda eelnevalt teada, peale kutse saamist võimalikult ruttu, et siis saab teile edastada lingi ja saab ka üle interneti osaleda. Mina ei saa osaleda. Ka isegi üle interneti. Selge, no siis veel mõtlema. Aga praegu jääb ta siis kirja 2. detsember kell 3. Suur tänu teile kõigile. Ma arvan, meil oli väga produktiivne töökas volikogu. Aitäh ja kohtume siis detsembris.